Tervist, härra Feldman, tahtsid mind näha? Tervist, Kristjan. Vaata, mul on vaja sind, et lahendada naise mõrva juhtum. Mul on juba esimene kahtlusel on olemas. Peaksime teda homme küsitlema. Jah, teeme seda. Teeme. Sina pane kõik kirja, mis me ütleme. Tere päevast! Tervist! Mina olen uurija, Robert Feldman. Emilia. Kas teil on hetk aega rääkimiseks? Mul on vaja arutada teie õe surma. Muidugi. Ma tean, et see on teile raske teema, Emilia. Aga kas need jutud on tõesed, et te saite oma õe surmast päranduseks 20 000 marka? Jaa. Vaadake, mina olen teie õe abikaasa ja ma uurin tema surma. Palun, kas saaksite mulle rääkida natuke, mis juhtus enne teie tüli? Me ei ole juba 15 aastat rääkinud. Ja kui me veel noored olime... Kuule! Emilia! Me peame minema! Me peame minema! Tere õhtust, Kristjan. Õhtust. Kas sa oled vahepeal ka midagi teada saanud? Ei. Aga kas sa ei arva, et see Juliett oli kuidagi kahtlane? See on tõsi. Ma arvan, et Juliett motiveeris Emiliat seda mõrva sooritama. Miks sa seda arvad? Vaata, pärandus oli väga suur. Ehk suunduks külaarhiividesse, et uurida lähemalt nende pere ajaloo kohta. Ma tean täpselt, kust teavet otsida. Loodame, et Juletti täna pole. Mis seal toimub? Mis juhtus? See on teie süü! See on teie süü! Tundub, et tema sõrmust on üritatud ära varastada. Ma olen seda varem näinud. Ma tean seda sõrmust. Mu naisel oli samasugune. Ja nüüd see oli tema õe surnukeel. Lugesin märkmeid ja need on tehtud 3 tükki. Mis arvad sellest? Aga kui me enne arhiivis käisime, märkasin, et neil on veel üks vend, kes on ammu kadunud. Tema on kindlasti kahtlusalune. Me peaksime teda küsitlema. Hea mõte, aga enne peab nüüd üles leidma. Me ei tea, kui vana ta on, kui kaugelt võib olla, kus ta elab. Aga võiks tegeleda sellega. Härra Feldman, ma tean, kuidas seda leida. Just, keda? Venda! Ma ei taha praegu selle tegeleda. Lähme! Ei saa. Ta võib ju veel kedagi mõrvata niimoodi. Tulge kaasa. Ma lähen siis ise. Mine. Mis
mis te siin uurite? mina uurin proua Emilia mõrva. kes teie olete? Andri. Olen Emilia naaber, elan siin kõrvalmajas. kas teie märkasite midagi mõrva õhtul? Noh, kui ma kartuleid võtsin, musta mantliga mees tuli Emiliaga siia ja mõrvas ta. miks te varem midagi öelnud? Noh, ma kartsin ja Pärnu Postimehes oli huvitav lehekülg. kas see võis olla tema vend? Andreas, jaa. kus ta elab? Haimre puiesteel. selge. palun ärge puutuge. Need peavad siin olema. aitäh teile. see on suureks abiks. Kristjan. Ei. Tere, mis teist otsite? tere. kas te teate, kes selles majas elab? Jaa, mina elan. mis teie nimi on? Andreas. sellel juhul mul on teile mõned küsimused teie õdede mõrvade kohta. Mis see teie asi on? Ei! Andreas, ma tean, mida sa teinud oled. Sa ei pääse sellega. Sa ei tea midagi.